ma kirjeldan, võib-olla see esimene asi tuli, küps naine on õnnelik naine. No, täiesti lõdvestunud naine. Mingi pinge läheb ära. Muidugi, seesama, et kui sa mõtled nagu seda küpsust nüüd, kus ma ise olen, ma olen selles üleminekus. Üleminek on siis nii-öelda, ütleksin niimoodi laias laastus selline 10-aastane eluperiood naise elus, ütleme selline kuskil 45–55 sellises laias laastus, kus sa lähed siis sellest, kogu eelnev täiskasvanud eas naise elu on käinud mul läbi kuupuhastuse tsükli, on ju, kuutsükli, menstruatsioonitsükli, eks, et kogu aeg on see ovulutsioon ja rasestumise võimalus ja siis, kui olin rase, siis oli rasedus ja lapsed ja imetamine ja kui ei olnud, siis on sul see kuupuhastus, on ju, aga kõik käib ümber selle tsükli. Ja ka lihtsalt arhetüüp kui selline üldse, et sa oled selline noor, fertiilne, tegutsev, on ju, siuke naine. Ja siis on see üleminek, on ju, ja ongi antud aega, et lihtsalt mõnel on vaimsed, füüsilised sümptomid, mõnel ei ole midagi, aga keha seadistab tasapisi 10 aastat umbes ennast ümber uuele süsteemile. Et kui enne olid ühed väga selged hormonaalsed süsteemid, on ju, ütleme see östrogen, progesteroon, on ju, siis nüüd teised organid, teised kuidagi elundid võtavad need funktsioonid üle ja sa hakkad toimima teistmoodi. Et ühesõnaga selline periood huvitav ja siis sa lähedki justkui sellesse vana targa naise, küpse naise või nõia või preestrinna või sellise kuninganna, on ju, et neid on nagu erinevaid kihte seal ka, eks. Ja mingeid initsiatsioone, ega sa ei saagi, nagu Metsamoor ütles, et ega siis sa võid ka noorest peast olla väga intuitiivne, sa võid olla selgeltnägija, sa võid isegi olla ju raitseja tegelikult, aga sellise korraliku nõia staatusesse sa ikkagi menstrueeriva naisena tegelikult ei saa, et on ikkagi mingid kohad või kus sa pead mingid etapid nagu läbi tegema.